Tere kõigile, et alustame siis täna andmetarkuse 22. webinariga ja täna on meil siis külas Lauri, kes siis räägib meile Tallinn Data Weekist ja et mis siis selle Tallinn Data Weeki idee taga on ja miks just sellist üritust siis vaja on. Aga enne kui ma annangi sõna Laurile, siis ma räägiks ka natukene meie võrgustikust, et me olemegi selline avatud professionaalidest koosnev võrgustik, mis võiks ühendada siis nii andmehuvilisi kui siis ka spetsialiste ja kindlasti erinevatelt elualadelt ja sektoritest, et just seda võrgustikku luua ja neid inimesi kokku tuua ja just, et neid teemasid ka võib-olla avada sellise külje alt, mida nagu võib-olla eelnevalt ei ole tehtud. Ja me loodame, et sellega aitame siis edendada ka sellist andmekirjaoskust Eesti organisatsioonide ja ettevõtete seas. Ja siis kutsume ka liituma selle LinkedIni grupiga, andmetarkuse võrgustiku LinkedIni grupp, kus meil on juba üle 500 liikme, et seal me jagame siis infot tulevate webinaride osas ja ka muud infot sellest valdkonnast ja kindlasti te ise saate seal ka teemasid tõstatada, et siis jälgige seda gruppi ja nüüd ma võib-olla annangi sõna siis Laurile. Ma korraldusliku poole pealt hüppan, siis ütlen, et kui teil on küsimusi Laurile, siis kirjutage need küsimused ja vastused chati, et siis me küsime neid siis lõpus Laurilt. Hommikust, ma olen suurel ekraanil. Ma riietusin vastavalt, et ma päevasel ajal, nagu praegusel ajal olen Omnivas Head of Data, aga et ma tegelikult korraldun Tallinn Data Weeki. See on niisugune töövälisel ajal. Kipun nendele meilidele vastama ikka hilistel õhtutundidel. Aga Tallinn Data Week on siis üritus juba järgmisel nädalal hübriidformaadis. Ma arvan, et ma räägin sellest formaadist esmalt ja siis sellest, et kuidas me sinna jõudsime. See formaat on see, et meil on üks konverentsipäev, mis on esmaspäev, kus me kutsume inimesed kokku T1 keskusesse Tallinnas, kus 3. korrusel on konverentsikeskus. See on tasuta üritus. Sinna saab ennast kirja panna, siis saab ka kaelakaardi endale ja osaleda sellel üritusel. See on selline 4:30–5 kestusega, kus meil on mõned esinejad ja palju ruumi üksteisega suhtlemiseks. Ja ülejäänud nädal on partnerite üritused. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval on 3 tükki, reedel on 2 tükki ja need on jagatud nii teemadena päevade vahel kui siis plokkidena päeva sees ka. Ja kõik hommikud on hästi praktilised. Meil on järjest Google teisipäeval, Microsoft kolmapäeval, Snowflake ja Solita neljapäeval ja Select Zero reedel räägivad ja näitavad neid asju praktilisi tööriistu. Päevasisesed plokid, mis enamus on küll juba täis registreeritud, on vastavalt siis eksperdid jagavad kogemust. Need on vastavalt teisipäeval Vision, kolmapäeval ProExpert, neljapäeval Veriff ja reedel on PCS koolitus nende valiandmetarkusprogramm jõuab lõpule ja seal on lõputööde kaitsmine on osa Tallinn Data Weeki programmist. Ja kolmas plokk on sellised õhtune plokk, kus teisipäeval on
TerraSky, mis Eestis on suhteliselt vähe tuntud, aga nemad on näiteks DBT üks partneritest ja seal räägivad nemad organiseerivad sellest, mis seal ümber on. Kolmapäeval on Boltis, Bolt Analytics Meetup, samuti Tallinn Data Weeki raames. Ja Bolti üritusel on 2 esinejat Boltist ja 1 Printify'st. Printify on siis Baltikumi ükssarvikust. Ja neljapäeval on Tartu Ülikooli andmeteaduse seminar, mis muidu on alati Tartus, aga seekord on Tallinnas. See on seni meie kaugelt kõige populaarsem üritus, see 250 kohta said eile täis. Me avapäeval kutsume üles küll inimesi, et kui nad teavad täpselt, et nad ei jõua, siis nad võtaksin ennast maha niimoodi, et teised saaks ennast kirja panna sinna. Reede õhtul me teeme lõpuürituse Hiiu Võlletoas, kus ei ole mingit programmi, vaid me saame veel korra kokku nendega, kes tahavad veel korra kokku saada. Kuidas me sellise formaadini jõudsime, on see, et ma korraldasin varasemalt üritusi, samamoodi seal Hiiu kandis väiksemaid üritusi, inimesed tulid kokku, ajasid juttu ja olid ka külalised, aga hästi palju oli suunatud suhtlusele. Ja nüüd, kui Hanna-Greta pani sinna küsimuse, et miks meil on vaja uut tüüpi andmekonverentsi. Meil ei ole sellist asja enam nagu infopuudus. Varem oli Google, tänapäeval saab jutustada erinevate AI-dega, et infost ei ole puudu. Ja see pudelikael, ma arvan, on nüüd selle koha peal, et selline kogemuste vahetus. Et alates sellest, et mul on Excel, et kuidas ma hakkan andmelaadu ehitama. AI käest saab küll küsida, aga kellegi inimese käest küsida, et kuidas seda kommunikeerida ja kuidas seda planeerida ja mida õppida, millises järjekorras. Seda on kõige parem ikkagi rääkida nendega, kes seda teekonda on ise läbinud. Ja lõpetades sellega, et kuidas suuremates organisatsioonides, kus asub andmetiim näiteks, mõnes organisatsioonis see on IT-valdkonnas, mõnes organisatsioonis on finantsvaldkonnas ja muud teemad, mis kõik sellega seotud on ja seda ümbritsevad. Ja sellest tulenevalt saigi selline võimalikult interaktiivne, võimalikult palju suhtlust võimaldav ja kogemusi jagav üritus planeeritud. Punkt. Kas meil on, ma näen, et seal on punane täpikene juba kuskil küsimuste ja vastuste juures paistab. Siin vist Märt siin jagas seda Data Weeki linki ja kirjutaski, et sinna saab küsimusi esitada. Aga jah, et ma võib-olla teengi selle otsa võib-olla lahti, et see Tallinn Data Weeki idee, et sa küll oled sellest rääkinud, aga võib-olla räägid siis ka teistele, et kuidas see idee sul sündis, nagu, et miks sa võtsid selle siis endale siukseks isiklikuks nagu hobiks, et selline üritus Eestisse tuua. See sündis nagu enamus asju isiklikust valust aastaid tagasi juba. Et ma olin mitu aastat ühes ettevõttes ainus data engineer, andmeinsener. Ja see oli päris keeruline, kuna mul ei olnud kellegagi nagu töö juures rääkida nendest spetsiifilistest asjadest, millega mul probleemid olid. Ja ma sain nagu hakkama, ma leidsin mingi Discordi grupi, proovisin Redditis mingeid küsimusi küsida, et ma aeg-ajalt sain abi, aga see on teistmoodi kui inimestega kokku saamine ja rääkimine. Ja
ja siis ma sain ise nagu üle selle küüru, aga osa tuttavaid siis sattus teistesse ettevõtetesse samamoodi esimese andmeinimesena või esimese data engineerina. Ja siis nemad tulid minu juurde küsima, et kuule, räägi seda. Ja siis ma rääkisin ja sealt tekkis see idee, et aga saaks siis kokku. Ja sellest on päris mitu aastat möödas ja ma ei osanud seda kuidagi teha alguses. Ma ei taha päris meetupi teha, et see on suur orgunn. Ja siis ma tegingi lihtsalt Hiiu pubis, et panin LinkedIn üles, et tulge. Ja siis inimesed tulid ja see nagu kasvas, et aastaga kasvas see 10 inimesest sellise 50-60 inimesena oli seal paaril üritusel lõpupoole. Ja tundus, et oli väärtuslik ja samamoodi need, kes käisid seal, et hakkasid mulle mainima, et kuule, et järgmine samm on konverentsi teha. Et see oli niimoodi naljaga pooleks. Ja siis, kui mitu inimest juba ütles, siis ma mõtlesin, et ma ju ei saa ometi üksi konverentsi teha. See on hoopis midagi muud, kui inimesed pubisse kutsuda. Aga mis juhtus, oli see, et eelmise aasta suvel oli mingi AI üritus oli Tallinnas, mis oli sarnase formaadiga, mis oli ka partnerite juures. Ja eelmine sügis oli Helsingi Data Week, kuhu ma läksin kohale. See oli ka samasuguse formaadiga. See oli konverentsipäev ja siis ülejäänud nädal olid partnerite korraldatud üritused. Ja siis ma käisin seal avapäeval kohal ja laevaga tagasi sõites jõudis kohale, et sellist asja ma suudan teha. Ja siis ma hakkasin tegema. Või selles mõttes, et me oma podcastis, Laomeelse Torumees podcastis Kristoga rääkisime omavahel sellest. Ja siis Kristo muidugi postitas LinkedIn, et kuule, Lauri teeb konverentsi. Tegelikult rääkisime sellest nagu hüpoteetilisest asjast. Aga see lükkas nagu selle lumepalli veerema ja mõned inimesed võtsid ühendust, et kuule, teed vähe, ma tahaks kampa tulla. Ja siis meid kogunes lõpuks 7 tükki sellesse organiseerivasse gruppi ja siis me hakkasime jaanuaris vist kokku saama, et mis formaati üldse teha, kuidas seda sihtrühma planeerida, et sellist mõttetööd oli päris palju, päris mitu kuud me nagu veeretasime seda mõtet. Ja siis lõpuks läks, suve alguses läks nagu päris tegemiseks ka. Et siis sai kuupäev paika, me otsisime asukohta mõnda aega. Ja seal kohe tulevad detailid mängu, et kas siis pakkuda konverentsipäeval toitlustust. Rääkisin inimestega, kes on seda teinud ja nad ütlesid, et kui vähegi võimalik, ära tee seda, kuna kõige hullem, mis konverentsiga saab juhtuda, on see, et toit saab otsa. Ja inimestel on ka juhtunud seda ja siis on nagu kõik on õnnetud. Ja siis sai valitud T1, kuna T1 on nii suur maja ja mida me teemegi ongi see, et me ütleme, et on lõunapaus, teil on tund ja 15 minutit aega, minge maja peale. 20 kohta, kus söömas käia. Ja siis ma lahendasin nagu selle hästi suure probleemi ära. Ja samamoodi see toob kulud alla meeletult. Ehk siis see lahendas ühtlasi selle korralduskulude probleemi ära, et kui ma pakun, ma ei ole varem midagi teinud, ma ei ole tuntud konverentsi korraldaja, kui ma lähen partneritele ütlema, et kuulge, siin on tahate, aga see on, ma ei tea, 10 000 on pilet, sellepärast, et ma tahan inimestele süüa osta, et see nagu ei tule välja päris. Et see kõik tegelikult, need pusletükid olid paigas nagu olemas, aga see, et nad kokku sobituks, see võttis päris tükk aega. Ja siis läks käima. Ma olen 3 kuud on seda eriti intensiivset perioodi olnud. Ja nüüd paar päeva on veel aega. Just. Ma küsiks paar küsimust, et
Te otsustasite teha ilmselt mingi hetk, et tasuta, et üks küsimus, miks tasuta või millest see valik ja ma arvan, et see on hea valik. Ja teine küsimus, et kas see oli ka teadlik valik, et ei ole veebi ülekannet või ühesõnaga sellist, et on ikkagi suhtlemise ja inspiratsiooniüritus, mitte televiisori vaatamise üritus, et kas need olid teadlikud valikud või millest need tulid? See tasuta oli, me alustasime sellest, et see peab olema osalejatele tasuta. See ei olnud kunagi nagu küsimuse all. Või paar korda tuli üles, et okei, aga see läheb nii palju maksma umbes, et äkki ikka peaks mingi pileti panema. See tekitab ühelt poolt seda logistikat hästi palju, et siis ma pean hakkama väga paljude ettevõtetega arveldama. Meil on tulemas siia, ma ei tea, pea 150 ettevõttest inimesi. Ma arvan, et kui meil oleks piletiga, siis võib-olla see oleks 50 ettevõtet. Et kes nii-öelda on oma töötajale nõus ja võimelised seda piletit ostma. Oleneb pileti summast ka muidugi, aga jah. Et see puht logistiliselt teeks selle asja nagu väga palju keerukamaks. Teine pool on see sama, et mida ma tegelikult nii-öelda ettevõtja vaatest. Nüüd esimest korda elus olen ettevõtja, mul ei ole töötajaid, aga ettevõtte vaatest, et kui sul inimesed ei ole tööl ühe päeva ja lähevad konverentsile, et sa justkui kaotad selle ühe tööpäeva. Aga et kui sa siis pead veel peale maksma selle, et inimesed ei oleks tööl, siis see teeb selle asja veel keerulisemaks. Ja ma väga tahtsin seda positsioneerida niimoodi, et see on tööpäev, learning and development, hariduslik tööpäev, et inimesed ei pea puhkuse päeva võtma selle konverentsi päeva jaoks. Ja kolmas aspekt on see, et pisut eristuda sellest tavalisest konverentsist, kus on ainult need otsustajate konverentsid, et kus on kõik need C-tähega tiitlid ja head off ja muud inimesed, kellel ettevõtte niikuinii maksab selle kinni. Et ma tahtsin selle osalemisbarjääri hästi madalale tuua. Sellepärast, et data engineeril see on nagu teistsugune sisu, mis on praktikule oluline ja praktikud tahavad rääkida pigem praktikutega. Et see kõik tõi kokku selle, et see tasuta üritus osalemiseks tundub mõistlik lähenemine. Ja võib-olla ühe punktina veel on see, et tegelikult need partnerid, kes meil on, et tänapäeval varasemalt oli hästi palju seda, et nii-öelda suurtele onudele peakontoris müüdi tarkvara maha ja siis suured onud ütlesid, et nii me ostsime nüüd tarkvara, te hakkate juurutama. Tänapäeval on neid valikuid andmemaailmas on ka nii palju, et tegelikult see parimate praktikate ja parimate tarkvarade info levib pigem mööda foorumeid, mööda mingeid kokkusaamisi. Kuule, me kasutame seda oma andmekvaliteedi jaoks, me kasutame toda oma mingi orkestreerimise jaoks. Et see maailm on päris palju liikunud selle poole, et praktikud on need, kes teevad nende tööriistade osas valiku ja siis lihtsalt nii-öelda informeeritakse, et kuule, meil on vaja seda probleemi lahendada selle tööriistaga, et palun ostame seda või investeerime sinna. Ja tundub, et partneritele see mõtteviis sobib ka. Siis teine küsimus oli ülekande teema. Jõudnud vist kordagi nagu tõsiselt selle kaalumiseni. Pigem oli selline, et kui meil tõesti jääb nagu raha üle ja aega üle seda planeerida, et siis ta on selline nice to have võib-olla, aga me ei jõudnud isegi selle juurde, et see põhiline fookus oli ikkagi see, et inimesed tuleks kokku ja räägiks omavahel, mitte ei vaataks telekat. Just, et jah, ma siin võib-olla peegeldaks sulle vastu, et ma ise
olnud väikese perioodi avalikus sektoris ja seal, mis mulle sealt nagu meeldis ja mis mul jäigi külge, oligi hiljem erasektorisse tagasi liikudes, millest ma hakkasin puudust tundma, oligi see võrgustik, et kellega rääkida, sest tihti ongi täpselt, et nagu sa ütlesidki, et eksperdid on nagu oma teemas üksi ettevõtte sees ja sul ei ole nagu neid mõttekaaslasi, sul on küll kolleege, kellega mingeid teemasid arutada, aga tegelikult selline praktiline rakendamine, valikud, millist tarkvara valida, kes mida kasutab, mis on seal nagu need kitsaskohad, millele nagu mõelda. Et seda saabki just selle võrgustiku kaudu ja kui sul ei ole sellist platvormi, kus nende inimestega kokku saab, siis ongi väga raske, et neid inimesi leida. Et just, et selles osas ma olen sinuga hästi ühel nõul. Aga jah, et sa ise oled ka nagu sellise erataustaga, et kuidas sa näed nagu, et kas see ettevõtetes või sa oled ka liikunud ühest kohast teise, et selline nagu andmekultuuri üldse nagu mõtestatakse või sellega nagu tegeletakse või see sinu hinnangul jääbki sellise entusiastide klubiks nagu, et kes toob kokku ja siis inimesed tulevad kokku ja kui nemad ei too, siis see jääbki nii. Hea küsimus. Tavaliselt see vaade on selline, ma lähen ajas tagasi. Kuidas mina sattusin andmemaailma oli, ma õppisin ise andmeteadlaseks siis, kui esimesed online kursused tekkisid. Siis oli see hype cycle oli hästi tipus, data science, investeerimisele. Ja siis kuidas ma sain tööle selles valdkonnas oli see, et Skype'i otsiti kedagi. Et neil on vaja mingit tüüpi, kes teeb midagi andmetega. Ja see tuli täpselt sellest, et suured Londoni onod käisid konverentsil ja seal öeldi, et kuule, sul peab olema mingi tüüp, kes teeb midagi andmetega. Ja siis mina lõpuks olin see tüüp. Et minu algus sai seal. Et see, ma arvan, et see suhtumine ei ole väga palju muutunud või pigem see on rohkem levinud see, et andmetest saab kasu olla. Aga et kuidas siis nagu seda täpselt teha, see, me leiame mingi tüübi, kes teeb seda. Et ma arvan, et see teadmine nüüd levib järjest laiemalt, et enam ei ole ainult need varased adopteerujad, kes arvavad, et andmetest võib kasu olla. On hästi palju ruumi selles osas kasvada. Aga see teadmine, kust ma siis nagu peale hakkan, keda mul on vaja värvata või mis tööriistu mul talle vaja on, et mis kasu mul üldse sellest on võimalik saada. Ma arvan, et seda jätkuvalt ei ole ja et see pigem ongi selline nagu rohujuurel areneb ja läbi kogemuse jagamise. Ja andmetarkuse võrgustik ju on ka sarnaselt. Et me nagu tahame teha ja tahame jagada seda rohkem ja siis me käime aeg-ajalt koos ja teeme seda. Teeme webinare. Ja kas Tallinn Data Week on mõeldud nendele tüüpidele või siis ka nendele teistele, kes võiks? Need C-tähtedega onud. Aga kas nad on C-tähtedega onud või on nad, kus sa näed, et peaks olema, on need Tallinn Data Weeki sihtturg, aga ka need, kes ettevõtte sees peaks olema need, kes nii-öelda kaasa tulevad või algatavad andmetarkuse elluviimise? Sihtturg on kindlasti need, kes ise andmetega tööd teevad. Ja seda on ka osalejatest näha, et 2/3 on puhtalt andmeinsener, analüütik, andmeteadlane, kõik sellised rollid ja siis 1/3 on kõik erinevad tüüpi juhid. Et me tahtsime seda niimoodi sihtida ja tundub, et on õnnestunud vastavalt registreerunutele. Aga et need juhid, kes tulevad sinna kohale, ma arvan, et nad saavad sealt palju juurde ka.
Ma ei ole kindel, kas ma vastasin su küsimusele. Vist vastasid küll, aga ma küsiks, kuna sa ise oled head of data, aga juhid siis andmete tiimi, ja sinu alluvuses on kindlasti ongi neid andmetüüpe, et kuidas nagu sinu tunnetus on, et millistest inimestest just selles valdkonnas, just nende praktikute osas puudust on kõige rohkem ja et mis see suund nagu on, et kas neid tuleb nagu juurde nii palju, kui see vajadus nagu kasvab või ongi siin sellised käärid ja et siin peabki ootama, kuni siis ülikoolid või siis kutsekojad ja sellega edasi tegelevad ja hakkavad meil sellised erialad koolidesse tekkima. Neid praktikuid tegelikult on. Ma olen väga aktiivselt viimane paar aastat oma LinkedIni võrgustikku kasvatanud ja minu võrgustikus on 2500 inimest Eestis, kes on andmetega tegelevad igapäevast. Et praktikuid on. Aga ma arvan, et see reaalne pudelikael on nüüd jõudmas või jõudnud sinna, et kuidas neid siis juhtida. Samamoodi nagu mind võeti kunagi selle data scientistina tööle, et sul on arvuti, me tahaks mingit tulemust näha. Ja see oli nagu päris keeruline situatsioon, kus olla. Ma arvan, et me oleme praegu sarnases kohas, et okei, mul on nüüd analüütik, ja siis aeg-ajalt ma näen mingid graafikud, aga siis võib-olla mul on vaja andmeladu, aga siis on ka AI on seal juures. Et kuidas seda siis nüüd juhtida, et mida on mõistlik teha ja millises järjekorras. Et see võttis andmeteaduses võttis ikka mitu aastat aega, et kõik värbasid oma endale andmeteadlasi. Neile maksti väga palju, kuna neid oli väga vähe. Ja siis olid andmeteadlased, kes tegelikult siis andmeteadust ei teinud, vaid nad tegelesid selle inseneeria ja andmete puhastamise ja kõige sellega, kuna neid rolle tol ajal ei eksisteerinud ja sellele ei osatud fokusseeruda. Et ma arvan, et see andmetest reaalselt kasu saamise pool on praegu see koht, kus on kõige rohkem arenguruum. Me nüüd oskame nagu andmetega füüsiliselt midagi peale hakata. Palju tööriistu, me oskame nende kvaliteeti kontrollida. Me oskame teha asju andmetega. Aga ma arvan, et sealt vahelt on tihtipeale puudu see tükk, et kas me siis nagu teeme neid asju ettevõtte jaoks olulises kohas. Ja kuidas seda struktureerida. Kui sul on 3 inimest, siis ei ole väga vahet, aga kui sul on 13 inimest, siis sul peab nagu aru saama olema, et kellega nad suhtlevad, kuidas nende karjäär areneb. Ja ma just ka mõtlen ise nagu sellest seisukohast, et ka eelneva kogemuse pealt, et erinevates nagu tiimides toimetanud, et see ongi nagu see võtmekoht, et kuidas sa nagu selle tiimi kokku komplekteerid, kes on need just need inimesed, kes sul midagi teevad, ongi sul analüütik, andmeteadlane, mis seal parasjagu see ametinimetus on, tegelikult sisu on üsna sarnane kõigil. Ja siis ongi see, et tehaksegi sellised esimesed võib-olla tehnilised stackid ja siis hakatakse nagu edasi mõtlema, et mis sealt siis suurem väärtus oleks ja kuidas need asjad kokku jooksevad ja sellise ettevõttele nagu sellist suuremat väärtust nagu looks. Aga just, et see ongi juba selline andmekultuuri osa, et me näeks seda nagu tervet pilti ja et meil osapooled tuleks kokku ja et meil oleks ka selliseid võib-olla ma ei teagi, kunagi keegi ütles üks hea väljendi data wizard, et kes käib ja siis või siuke andmeevangelist, et kes käib ja räägib ja oskab nagu selle andmete teema nagu inimkeelde panna, et kõik sellest aru saavad ja sellest väärtusest aru saavad. Et see ongi see võtmekoht, et need inimesed võib-olla eksperte isegi leitakse, tehakse mingisugused tehnilised stackid ära,
aga just, et see nagu loogiliselt kõik kokku jookseks ja see ettevõttele või organisatsioonile nagu suuremat väärtust looks, et see on praegu, ma näen ka, et siin Eesti turul nagu sihuke võtmekoht, et kuhu jäetakse nagu kinni. Et jah, et sealt edasi see areng on veel, ma arvan, tulemas siin selline arenguhüpe. Aga meil on nüüd aeg otsa saanud meie webinaril. Tänud kuulajatele ja eriti suur tänu Laurile, et lõpuks ometi, et Stockholmis on juba ammu Data Week, on Helsingis ammu Data Week, et ka Tallinnas nüüd selline üritus tuleb ja loodame, et sellest saab traditsioon. Aga tänud kuulajatele ja järgmise korrani. Aitäh!